kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Juutide olulisus poliitikas. Alatasa kuuleme siit ja sealt väidet, et juudid valitsevad maailma. Tänase USA, Iisraeli ja Iraani konflikti valguses on näha, kui olulist rolli mängib juudiriik Iisrael selles vastasseisus. Iisraeli peaminister Netanyahu vaid naerab selle peale, kui Fox News väidab, et Trumpi ja USA'd ei saa Iisrael mõjutada. I want to ask you this, there are people that say, well, the Prime Minister of Israel dragged Donald Trump into it. And as somebody that's been friends with him over 30 years, nobody drags Donald Trump into anything, number one, but I want to get your reaction to that. Kui suur on tegelikult juutide mõju geopoliitikas ja maailmas tervikuna? Kuidas kommenteerite? Ja siinkohal annan sõna Tõnu sulle, palun. Juutide mõju on tõesti suur ja selles ütluses, et juudid valitsevad maailma on suur nagu tõetera sees. Aga see loomus, nemad olnud täielikult seal juhtpositsioonis, siis Nõukogude Liit oleks kohe läinud kraavi. Nii et ütleme niimoodi, et juutidel on ka ebameeldivaid omadusi, aga senikaua kui juutide kriitikud pole kasvanud juutidest targemaks, on juutide olemasolu ja kaasamine on parem. Aga sellised ajaloosündmused ja mustrid annavad aluse olla ettevaatlik, märgata mingeid seoseid. Ja see, kuidas tänasel päeval meil on siis, nüüd ei ole enam, et agressor on paha, nüüd on Iraan paha, sest Iraan ründab vastu. Ja õigel poolel, et mitte siis saada nahutada ja kuidagi sillistatud, et nüüd on ju oht, et kui muidu oli Kremli-meelne, et siis nüüd oled mingi Iraani-meelne näiteks või mingi Iraani terrori-meelne. Ja siis ma mõtlen, et kui me ütleme, et Iisrael teeb nii või naa, siis tegelikult me sellega ka paneme kuidagi nagu riigi tervikuna, et Iisraeli inimesed on ju. Aga nii nagu Eestiski, kui palju lollusi on teinud tänane valitsus, meie oma Kaja Kallas seal Euroopas, mida ta kõike korraldab, et lõpuks me ei saa öelda Iisrael, sest et see meie jaoks tähendab justkui seda tervikut riigina, seal on ikkagi taga mingid organisatsioonid ja sellised jõujooned, mis toimetavad täitsa varjus. Ma ei usu, et Siit juba peaks küsima, et milliseid rolle nagu juudid ühiskonnas täidavad ja kaheldamatult, mida me saame öelda, vaadates Venezuelas toimunud, vaadates, mis nüüd varsti Kuubas lahti rullub, et kõik on teatud ringkondad nagu ka Rothschildide poolt juhitud. Aga milline on see tulem praegu Iraani sõja valguses? Seda me saame lähipäevadel, lähinädalatel näha. Aga kui USA Iisraeli telg peaks võitma, siis on ilmne, et meil ühiskonnas saab olema see üsna ohtlik aeg, sellepärast et USA jahib ju ennekõike maavarasid. Nii et see, kas keegi teist vaatajatest, kuulajatest siin usub või mitte ei oma tähtsust, nemad usuvad, maailm on selle järgi käima pandud, pöörleb igapäevaselt selles taktis ja nii need asjad on. Eks ma loen siin hiljem mõned asjad veel ette ja elaboreerin veel. Aga jah, kui palju mõjuvõimu neil on väga palju mõjuvõimu ja nagu Tõnu ütles, siis nende haridus on hea, aga ka haridust kontrollivad nemad. Näiteks pankades on meil niimoodi, et täiesti eraldi koolitatakse välja, ma tean inimesi, kes on selle koolituse saanud, koolitatakse välja inimesi, kes näiteks investeeringu ja laenu teemadel suhtlevad juutidega, ehk siis neil on täiesti tegelikult terves maailmas laiali. Ja see laiali pillutatud rahvas säilitas enda välja kujunenud keele, moraali, eetika ja traditsioonid. Nüüd juba oli ta pandud teatud mõttes religioossetesse raamidesse. Ja siinkohal tahangi rõhutada seda keele olulisust. Keel andis võimaluse nendel inimestel, kes moodustasid kuskil 8–10% Euroopa rahvastest, andis võimaluse oma kultuuri kontekstis omavahel suhelda. Oleks enam lokaliseeritud. Ja teiseks, minu selja taga ei ole kaart juhuslikult, vaid see on uue juudiriigi kaart. Nimelt on üks selline plaan, mille kohaselt uus juudiriik tuleks rajada üldse Lõuna-Ukrainasse ja sellega nagu piirnevatele Vene oblastitesse. Ja vaata, see oleks juba tõeline õnnetus, sest kui selle Ukraina osa maavarad
saaks juutide valdusse, siis nende mõju suureneks hüppeliselt. Selles piirkonnas nad hakkaks paljunema, ma ei tea, igatahes pidurdamatult. Ja kas meil on seda vaja? Parem elagu seal Surnumere juures ja oma kõrbes. Seal on nendele ruumi küll, tegutsegu seal. Minu hinnangul on luul, kui nad leiavad, et see on püha maa, aga maailma terviku seisukohalt vaadates on hea, et neil on selline luul. Sellele siis selgusele jõuda. Siinkohal Kertu, palun. Seoses sellega, et juudid väga õppida armastavad, siis hiljaaegu siin üks suunamudija või ta on pigem siuke isehakanud ajakirjanik, kes siis jäädvustas neid juudi piirkondasid Ameerikas, oli vist New Yorgis kuskil linnaosa ja täiskasvanud inimesed tööl ei käi ja kui ta uuris nende käest, et millega te tegelete, õpin, täiskasvanud mehed õpivad, et mõnikord see nende nutikus ei olegi midagi nagu nii ülemäära geniaalset, vaid nad lihtsalt kasutavad süsteemi ära ja nemad muudkui õpivad. Ehk siis ma näengi seda, et see ongi meelega pikaks venitatud, et lihtsalt raha välja pumbata riikidest ja see lihtsalt ka siis ära kulutada, nagu sa Elvis ütlesid, et siis lõpuks on raha on otsas ja saame minna ilusti digitaal-ID peale. Siis märksõna Netanyahu. Netanyahu ei määra tegelikult Iisraelis mitte midagi. Netanyahu on ampelmann, tal on tingimisi praegu peatatud süüdistus, kuna ta on uuesti peaministri ametis ja kui ta oma ametipositsioonilt kukub või taandub, siis sellisel juhul ka mõistetakse Iisraelis tema üle kohut. Tavaline inimene, tavaline pätt selles mõttes kõrvatas rahasid eelmises valitsuses valitsusjuhina olles ja jäi sellega vahele. Ikka ambitsioone. Ma teen meie saate osalejatele ja ka vaatajatele ettepaneku uurida lähemalt, kuidas toimus 1979. aasta Islami revolutsioon ja kas praeguseks ajatollad on rebinud ennast lahti lääneriikide lõotsast ja või mängivad siiamaani näitemängu. Kõik.